No nii ja on järjekordne Nõokest jälle eetris. Nagu võite näha, siis endiselt ei ole me stuudios, sellepärast et kevad on käes, suvi on lähenemas ja mis sa seal stuudios ikka passid. Ja selle asemel käime me siin Nõomaal ringi, Tartumaal ringi ja ka eks näeb, kuhu me jõuame. Aga Janar, kuhu meie jalad meid täna toonud on ja auto ka ja muud asjad? Täna on meid auto toonud Maria Taimeaeda. Tõsi, ja meie külaline on Maria Jürisson. Tervist! Tere! Kunagi ammu, see vist oli pea 4 aastat tagasi, nüüd tegelikult sai ka saates käidud, siis olime me veel ilma videota, aga kuna nüüd on ka videopodcast ja elu on edasi läinud, siis mõtlesime, et tuleme ja vaatame, et mis siis Maria Taimeaias täpsemalt toimumas on ja tervist! Tere! Nii, et kui sai küll jah, aastaid tagasi sai saates käidud, aga et nii-öelda värskendame siis mälu ja alustame oma saadet meie traditsioonilise küsimusega, mis koosneb 3 küsimusest ja siis juba lähme jutuga edasi, et äkki räägid siis oma sõnadega ka, et kes sa oled, kus sa tuled, millega täpsemalt tegeled ja siis juba vaatame, kuhu jutt meid viib. Jaa, nagu öeldud sai, olen siis Maria Jürisson. Ja siin samas Nõos olen siis aastast 2020. Nagu tookord sai ka mainitud, et koroona ajal sai siis kolitud Tartust maale. Et korteris oli lastega väga kitsas ja otsustasime, et tuleme siis vanasse majja. Ja siin tõesti on tohutult äge ja mõnus olla olnud. Et kui ma käisin teie saates 4 aastat tagasi, siis oli mul 4 last. Nüüdseks on 5 last, et samm jälle edasi. Et jah, ma olen 5 lapse ema ja võib-olla endast ma räägiks siis nii palju, et ma olen õppinud kutseõpetajaks. Et hariduselt siis olen tegelikult kutseõpetaja, aednik, florist, maastikuehitaja. Et ma olen käinud läbi 4 kooli, ehk siis Luuametsanduskooli, Räpina aianduskooli, Maaülikooli ja Tartu Ülikooli. Et olen jõudnud laste kõrvalt siis käia ennast nii-öelda õppimas, arendamas ja uusi teadmisi ja oskusi saamas. Ja tegelikult põhitöökoht on mul siis Luuametsanduskoolis. Ja, et ma töötan Luual juba aastast 2011. Ja jah, ma elasin toona Tartus, mul oli Tartust lühem maa Luuale. Nüüd ma siis elan siin Nõos ja olen hakanud siis oma nii-öelda taimeaeda rajama. Et kui ma aastast 2020 siia Nõkku tulime, siis see aed oli räämas, nõgesed, takjad, suured vaarika, võsad. Et kõigepealt sai siis hakatud võsa maha võtma. Ja kuna ma ise õpetan maastikuehituse valdkonnas, nii-öelda siis seda kõike, kuidas siis istutusalasid rajada, hooldada, kuidas lillekimpe teha, et siis ma otsustasin, et ma ei ole ju õige õpetaja, kui ma ise ei katseta ja ei proovi. Et ma olen küll kõike ju seda ise kutsekoolis ja ülikoolis õppinud, aga see aed saigi selle eesmärgiga, et ise praktiseerida. Ise kogu aeg katsetada, praktiseerida ja siis seda ägedam ja natuke ka võib-olla nagu see enesekindlus tuleb juurde, et tõesti seda kõike nagu õpilastele jagada. Et mitte see, et ma ei loe raamatust, ise õpin võib-olla enne loengut, loen raamatust ja siis lähen klassi ette, vaid et ma räägingi õpilastele, oma nii-öelda kutseõpilastele reaalset praktilist kogemust ja siis ka näitan igasuguseid erinevaid võtteid. Ja mis siis salata, et selles suhtes see on minu hobi, kõik see aiandus, maastikuehitus ja ka lilled, et siis üks asi on õpetamine, siis teine asi on see praktiseerimine, et ma saan kogu aeg ise katsetada, mulle hullult meeldib, et iga kevad on uus hooaeg minu jaoks, iga kevad ma külvan uusi lilleseemneid, uusi püsililli, uusi suvelilli ja kõik ma nad istutan maha ja siis naudin terve suve.
kuigi tegelikult ütleme niimoodi, et mis nautimine see aias siin on, et ikkagi vara kevadel hakkab töö pihta ja hilissügisel lõpeb. Et siin nagu tegelikult puhkust ei ole, et kui sõbrannad ja sõbrad käivad reisimas, siis mina reisin oma aeda. Eks see ole ka omamoodi luksus. Jah, et selles suhtes on tore, et ma ei ela enam kortermajas, et selles suhtes korter on ikkagi ahistav minu jaoks, et ma pean saama näpud mulda, siis on ka vaim terve. Et kui vaadates, et tõesti 5 last, et ma kujutan ette, et seal korteris 4 seina vahel võib hulluks minna. Tõsi. Et olgem ausad ja kusjuures ma olen osalenud ka 2 korda avatud talul. See aasta ma osalen siis 3. korda ja eelmine aasta üks härra tuli minu juurde ja ütleb mulle, et tõesti, et te olete nii palju jõudnud, et ta on nagu algusest peale käinud, esimesel aastal ja nüüd 2. aasta ja ta lubas ka see aasta tulla ja siis ta ütles, et tõesti, et teil on vist närvid korras. Et ta nagu väljendas niimoodi, et oi, et teil on nii palju lapsi, et nüüd ma näen, et kuhu te oma selle pinge maandate, et ju siis kõik see pinge ja selline raskem pool läheb siis sinna aeda, et saab seal maandamas käia. Et ta justkui nagu väljendas niimoodi, et mul on tohutult palju pingeid olnud, et vaadates, kui palju istutusalasid ja kui palju lilli on, et siis tundub, et päris raske on. Palju pingeid, et nii suur aed on. Huvitav perspektiiv. Ja tema lähenemine oli selline, et jah, et on raske. Aga võib-olla jääme natukene selle nii-öelda jutumärkides raskuse juurde, et aga äkki räägime siis sellest, et ütleme, et kui nii-öelda see pidev tööaeg hakkab kevadel peale ja lõpeb hilissügisel, et kuidas see siis nii-öelda alguse saab, et mina kui korterinimene olen ikkagi asjast pigem nagu kaugel, et mis töödega siis kevadel alustatakse ja millega siis sügisel lõpetatakse? No tegelikult aedniku kevad hakkab seal detsembris. Okay. Et kõigepealt, kui see hooaeg lõpeb, seal oktoober, november, et siis võib-olla 1 kuu on puhkehetk ja siis lähebki tegelikult seemnete tellimiseks. Et hakkan surfama erinevatel lehekülgedel, otsin uusi igasuguseid erinevaid püsililleliike, suvelilleliike, sorte, et siis esmalt ma tellin nad. Mingisuguse koguse ma kogun juba oma lillede pealt, suvelilled, püsililled, et võt seal detsembris siis ma alustan seemnete tellimisega ja kuna mina külvan oma püsililled kõik talikülvi, et kui päris nagu teised aiandid siis ostavad väiketaimena Hollandist, et siis mina ostan seemned või kogun seemned ja siis ma panen nad jaanuaris talikülvi. Ehk siis see talikülv tähendab seda, et ma võtan ühe veepläsku, lõikan 5-liitrise veepläsku, lõikan keskelt pooleks ja kasvumuld ehk siis see külvimuld läheb konteinerisse, külvan seemned ära, pläsku läheb teibiga kinni, kork maha ja õue. Ja siis loodusega kooskõlas siis need külvid tärkavad, nii kui selle liigi jaoks on paras moment, et siis need seemned tärkavad ja siis ma potistan nad kõik ühekaupa pottidesse või pundikaupa. Et kui ma detsembris nii-öelda tellin seemned, siis jaanuaris ma hakkan külvama püsililli. Aga ja suvelilladega on siis see, et suvelilli ma hakkan seal veebruar-märts külvama. Nagu te seal kasvuhoones nägite, et siis minu külvamine on hakanud pihta veebruaris. Veebruar, märts, aprill ja siis tuleb nende potistamine ja kasvatamine ja kastmine ja siis mingil hetkel lähevad istutusaladele maha. Aedniku töö hakkab pihta juba detsember, jaanuar, veebruar ja selline see välja näeb, et ei ole, et iseenesest mul ongi nagu hästi tugev aja planeerimine, et mul on täpselt teada, kuna mida külvata, et ma tean juba oma kogemuse põhjal, milline liik tahab nagu pikemat kasvuperioodi,
et ei ole päris niimoodi, et ma nagu suva järgi lähen, et ma ikkagi jälgin ajastust, et mingil hetkel siis ju on vaja nad välja istutada ja ajastuse nii-öelda jälgimine, et näiteks suurlõvilõug, mis talub juba -5, -4, et siis mul ongi mõistlik osa külve ehk siis neid väikseid taimi juba istutada peendra peale, et ma see nädalavahetus hakkan istutama. Et ma ootan need tugevad tuuled ja et ta päris nagu miinuses ei oleks, et väike taim ma natuke kardan, et kui ma viin ta õue peendrale ja on miinus, et siis ta saab natuke ikkagi pihta. Aga nüüd, kui vaadata ilmateadet, siis nädala lõpus ju tuleb ilus soe. Et siis ma alustan juba siin 2. ja 3. mai, ma alustan lõvilõugade istutamisega. Ja lõvilõug on siis mõeldudki lillekimpu, et see on tohutult hea lõikõis ja hästi püsib ja inimesed täiesti armastavad, et ta on selline natuke nagu suursugune. Et siis selle istutamiseks läheb nüüd see nädalavahetus, 2. 3. mai. Nii, aga siis ühesõnaga ma saan aru, et jõuame sinna suvesse ja kuidas siis, mis toimub siis suveperioodil ja mis seal nii-öelda sügisel, kui hakkab nii-öelda rahulikum periood, siis ma saan aru natukene, et mis siis seal toimub? No mis siin toimub iseenesest, kui ma saan kõik suvelilled, püsililled maha, siis ülejäägid ma olen pannud müüki. Et inimesed juba küsivad praegu, et kuule, et ma tahaks parkjuurt, see on üks suvelill. Ma tahaksin eukalüpti, ma tahaksin, ma ei tea, kosmost, et ma enne ei müü ühtegi taime, kui mul on endal istutusalad täis pandud. Ehk siis kui mul on tõesti rohkem külvatud, siis ma olen juba alustanud müügiga ka praegu, aga üldiselt ma istutan kõik alad endal täis ja siis ma tegelen ülejäägi müümisega. Ja mis minu suvi toob? Iseenesest pidev hooldamine, et ega see, et ma teen selle istutusala või aia valmis, siis see ei tähenda seda, et sa saad nüüd nautida. Et see tähendab ikkagi seda, et ma olen pidevalt aias, nii palju kui lapsed võimaldavad ja pere. Et servamised, kobestamised, pealsete lõikamised, teinekord on vaja ka mõnda lille kasta, kuigi kastmist ma natuke tahan vältida, et muidu see juurekava läheb liiga hellaks ja ta tuleb maapinna lähedale ja siis ta jääbki vett ootama. Et üldiselt ma kastan ühe korra siis, kui ma istutan, aga kui on ikkagi põud olnud, siis ma olen aidanud veidike kaasa, et see püsilill näiteks areneks jõulisemaks, et ta jõuaks ka sügisel õitseda. Aga üldiselt kastmist ma ei taha väga teha. Ja mis siis veel suvel, et kuna ma olen nüüd 3. hooaeg hakanud aktiivselt seda aeda reklaamima, siis ma olen võtnud vastu ekskursioone, et on aiandushuvilised tundnud huvi, et kuule, et kas ma saan tulla aeda vaatama, et nad soovivadki vaadata siis, kuidas taimed välja näevad, ehk siis ma räägin püsililledest, et nad soovivad näha, kuidas nad õitsevad, kui kõrged on ja lihtsalt aiafanatid tahavad tulla vaatama, et äkki midagi uut nende jaoks. Siis sel hooajal ma valmistun siis kodukohvikute päevaks. Et esimest korda osaleme ja osalemegi selle tõttu, et siis näidata ka aiailu. Et ma olen ise siin 2 aastat kodukohvikutes käinud Nõos. 1 aasta ma käisin lausa 3 kohvikut läbi ja 2. aastal käisin 1 kohvikus, siis ma olen tundnud seda, et nagu see aialill on puudu, olenevalt kohvikust. Et muru me ju näeme igal pool, puid ja põõsaid ka, et siis ma olen nagu ise mõelnud, et ma tunnen puudust nagu just seda nagu sükest lille või sellist nagu istutusala vaatlemist, see on minu enda kiiks. Et siis ma otsustasin, et okei, et prooviks siis see aasta ise osaleda ja siis näidata inimestele seda lille, et äkki keegi on ka minu sarnane, kes tahab seda lille emotsiooni siis sellele saiakesele või toidule juurde. ja siis 3. aastat osaleme juulikuus avatud talul, et sealt ma olen saanud hästi head tagasisidet, et inimesed on rahule jäänud, nad on nagu pigem üllatunud,
et siin selline aed, et ma ei reklaami üldse. Kuigi minu jaoks avatud talu ongi kõige suurem reklaam olnud. Et selles suhtes inimesed on kiitnud, öelnud, et issand jumal, kuidas sa jõuad 5 lapse kõrvalt. Aga ma pean tunnistama, et mul on ka vahest väga head sõbrannad abiks. Et tahakski tervitada siin Liinat ja Üllet. et ma üksinda päriselt ei jõuaks seda. Et kui keegi sõber või sõbranna tuleb appi, kas talgu korras või siis mingisuguse lihtsalt sõbrannade veetmise aja mõttes, et siis ma olen alati suunanud, et lähme nüüd aeda ja teeme midagi selle asemel, et me lihtsalt istume. Kuigi me istume ka ja naudime, aga mul on head sõbrannad appi tulnud. Ja mis veel, et ega kui nüüd lilled hakkavad õitsema, siis ma hakkangi kimpe tegema. Et kuna ma olen see nii-öelda kohaliku lillefanatt, ma olen õppinud floristiks, ma olen käinud Hollandis, ma olen käinud Läti lillepoes, Rootsi lillepoes praktiseerimas, aga teate, kui te võtate need poelilled kätte ja kui te töötate sellega nädal, 2, siis on käed lõhki. Jah, põhimõtteliselt käed lähevad punaseks, tekivad igasugused haavandid, et see välismaa lill on ikkagi niivõrd töödeldud kemikaalidega, mida iganes väetatud kõvasti, et see lill oleks ilus ja igasuguste ainetega töödeldud, et see lill püsiks kauem. Et siis mul on natuke nagu hinge peal see, et inimesed võiks rohkem hakata hindama kohalikku lille, kohalikku lõikeõid, kohalikku aialille. Olgu need siis praegu tulbid, nartsissid, tulevad pojengid, siis suvel igasugused need pruudisõled, lõvilõuad, päevalilled. Et inimesed võiks nii-öelda nagu kohalikku lille siis osta ja toetada kohalikke lillekasvatajaid. Et loodus on puhtam, jalajälg on väiksem, see suur nii-öelda see vahemaa, et Aafrikas kasvatatakse, Hollandis kasvatatakse, et jätame selle transpordi ära, et pigem võiks ju seesama kas või nõokas, et kas eelistada siis kohalikku või siis tellida kuskilt, mis on tulnud 2 nädalat võib-olla kuskilt transpordiga. Et ja käed on terved. Et selles suhtes ma tean, et see on puhas kraam, et mina oma aias kemikaale ei kasuta. Et kui tulebki lehetäi kuskile, siis ma lihtsalt ta pesen maha või siis mudin veega nii-öelda katki. Rohelist seepi ma pole ka ammu võtnud, et üldiselt kui aed on avatud ja tuul läbi käib, siis on ka vähem kahjureid. Et mina oma aias kemikaale ei kasuta ja kui nüüd rääkida väetamisest, et siis sel aastal Hermela talust, et Luke poole tõin siis ühe suure koormatäie lilledele hobusesõnnikut. Et pigem siis kompost, hobusesõnnik või siis mingisugune kanakakakraanul, et mida vähem seda keemilist väetamist, siis seda puhtam. Kuigi selles mõttes ma ei välista, taimed tahavad toitaineid, põhielemente. Et ma olen oma aias väetanud 2-3 aastat tagasi, et kui taimed olid väiksed, et nad saaks hakata arenema, siis ma olen kasutanud ka keemilisi väetisi, aga üldiselt, kui ma kasvatan suvelilli, siis mis lähevad kimpudesse lõikeõieks, et siis pigem on see looduslik orgaanika, ehk siis seesama hobusesõnnik. Et seesama maja lähedal, see suvelille ala, mis on praegu paljas muld, et sinna saigi laotatud kõik see hobusesõnnik laiali ja siis on läbi nii-öelda segamini aetud, et siis mulle elustik saab ka tööl hakata ja nüüd, kui ma hakkan taimi istutama, et siis ei ole ohtu, et oleks nüüd see sõnnik seal väga, väga vänge, et üldiselt hobusesõnnik on see kõige parem kraam. Et mis see nagu ei kahjusta taimi. Et jah, et selles suhtes mina ise väärtustan puhast loodust ja seda, et ma ei võta neid igasuguseid
kemikaale või mürkaineid või kuidas keegi nimetab, taimekaitsevahendeid on võib-olla kõige õigem öelda. Et pigem selline looduslik. Ei, ma usun, et tegelikult see meeldib vist tegelikult nagu kõikidele inimestele. Ja paljud ei teadvusta seda, et nad üldse nagu ei tulegi selle peale, et näiteks kui ma lähengi lillepoodi ostma Hollandi tulpi või nartsissi või Aafrikast tulnud roose, siis tegelikult inimesed ei mõtle üldse, kus need lilled tulevad. Peaasi, et lihtsalt lähevad, ma ei tea, kas teiegi olete mõelnud, et lähete poodi ja mõtlete, et oi, et kus see roos nüüd tuli. Ma tunnistama, et tõepoolest ma arvan, et paljud inimesed ei mõtle selle peale, aga ma olen ise õppinud seda ja näinud Lätis, Hollandis ja Rootsis, et ikkagi suur osa on importkaup. Aga nüüd õnneks siin Eestis ütleme niimoodi, et siis meil Eestis siin on hästi palju kohalikke lillekasvatajaid, et meil on hästi äge oma naistegrupp, et natuke võib-olla sellest ka rääkida, et on olemas selline ühing nagu Slow Growers, ehk siis need on need siis nii-öelda loodusega kooskõlas kasvatajad ja aeglases rütmis kasvatajad, et meil on selline hästi äge ja naistekamp. Ma arvan, et meil on seal juba 90 naist on ja üle Eesti meil on iga aasta kokkusaamised, et nüüd oligi kevadel oli esimene kohtumine meil siin samas aias, et me saame naised kokku ja siis me räägime, et kes mida kasvatab, kes kuhu turustab, just neid samuseid lõikelilli. Et siis me jagame infot, keegi, kes teeb pulmasid, keegi, kes müüb lillepoes, keegi, kellel on oma aiand, näiteks kaatsiaed siin samas Kambja lähedal, et selles suhtes meil on oma äge naistegrupp, kus me siis jagame infot kas või sellest, et mis õnnestus kasvatamisel, mis ei õnnestunud, millist külvimulda võtta, kust seemneid tellida, sest igalt poolt ka ei tasu seemneid tellida, mõnikord sa võid saada sellise nii-öelda halva kvaliteediga, et seemned ei idane. Et Sooditalu näiteks Võrumaal on meil pundis, kes müüb seemneid inimestele, et üle Eesti saad tellida. Et selles mõttes meil on paljud inimesed ei tea jälle, et on olemas Eestis selline ühing, MTÜ, kes siis nagu propageeribki seda kohalikku lille, kohalikku kasvatamist. Et mina olen ka seal juba 3. hooaeg ja hullult äge on. Ja ma saan aru, et sellega saab siis nagu aktiivselt liituda, kellel on nii-öelda saavad need liituda, kes kasvatavad ja kellel on mõte. Selles mõttes, kui on mõte alustada, et siis tasub, Facebookis on grupp olemas, Slow Growers on selle grupi nimi, et kui keegi tunneb huvi, et just selle vastu, et kust kohalikku lilleõit saada, et ükskõik, kellel tulevad pulmad või mingi muu selline suveüritus, et siis ka sinna saab neid lilli saata. Et mina samamoodi pakun oma lilli pulmadesse, kohvikutesse, siis lähevad lihtsalt nagu lõikeõiena kuskile lillepoodi, kuhu iganes. Et siis sealt saab infot, et kui kellelgi on ürituse tarbeks vaja lilli, siis ei pea Hollandist tellima või ma ei taha nagu ka kohalikku lillepoode maha teha, et nemad tahavad ju ka oma äri ajada ja nemad, see on nende kutsumus ja nende nagu hobi just see lillepoe pidamine, aga otsige üles need kohalikud lillekasvatajad, kes pakuvad ja toetage neid ka. Et jääks ellu. Jaa, väga nõus ja mulle eriti, et see on slow growers, et selles mõttes, mõnes mõttes näitab nagu veits seda, et nagu midagi on meil ikka ühiskonnas mäda, kui nagu loodus liiga aeglane on. Et selles mõttes, mulle nagu väga meeldib see, et just nagu looduse rütmis. Looduse rütmis ja mis seal põhi on tegelikult see, et mina kasvatan oma lõikelilled ju kõik kasvuhoones ja ma ei küta seda, et vähendame ka seda kütmise ressurssi, et mul ei ole seal radikaid järgi ja
see kevad ma olen niimoodi hakkama saanud, et isegi küünlaid pole põlema pandud. Et muidu ma olen viinud savipoti ja küünla ja siis andnud nagu öösiti sooja juurde. Et selle mõte on ka selles, et vähendame igasugust nagu kütte kasutamist, ehk siis lilled peavad saama hakkama ilma kütteta. Et mina olen täitsa täitnud seda eesmärki või seda nõuet, et minu suvelilled kasvuhoones, mida ma siis istutan oma istutusaladele ja mida ma pärast kimpu ja seadetesse panen või siis müün inimestele edasi, siis minu need lõikeõied on kasvanud ilma kütteta kasvuhoones. See algstaadium hakkab sealt. Jah, ma teen mingisugused külvid majja, kõige esimesed veebruaris ma teen tuppa, aga nii kui läheb soojemaks, ma vean kõik need külvid kasvuhoonesse. Et need, mis te seal kasvuhoones nägite, et siis osad külvid on seal otse külvatud ja osad siis on nagu ette kasvatatud toas. Aga kütet mul seal järgi ei ole. Ei ole ei õhksoojuspumpa ega radikat. Aga see tundub, et tänu sellele lilled kasvavad tugevamad. Et sest nad ju kõik tahavad elada. Et selles mõttes see on jumala hea point, et kui sa kasvatad toas ette ja siis sa lähed ja viid õue istutad, siis kõigepealt nad saavad seal päikesepõletuse, nad on välja veninud, nad saavad suure šoki. Aga mina olen juba neid taimi karastanud. Ehk siis öösel on 0, siis nad ongi seal 0 sees. Et nad peavad hakkama saama. Et selles suhtes taimed on jõulisemad ja tugevamad. Et okei, ma saan jah võib-olla öelda, et see tomatitaim ei ole mul nii suur nagu võib-olla mõnel kasvatajal, kellel on küte taga, aga küll ta järgi jõuab. Et ega tomat on visa selles suhtes, et küll ta teistega järgi jõuab. Aga ma saan aru, et siin oli ka, käis läbi, et iga aasta on niisugune eksperimenteerimine ka, et tulevad uued taimed, mida nagu varem ei ole. Ja kuna tulevad meil siin kohvikute päevad ja avatud talude päevad ja lisaks seda ka veel kindlasti räägime veel, et kuidas on võimalik saada neid pärgi asju ja kõiki nende asjadega ka nii-öelda ennast kurssi viia külalisena või kliendina siis. Aga minu küsimus on see, et mis siis on nagu nüüd sellel aastal selline eksperimentaalne asi, mida saab siis nii-öelda siis esmakordselt kaeda, mida varem ei ole võimalik olnud siin siis näha? Mulle meeldivad taaliad, et iseenesest taaliaid on siin varem nähtud, aga taaliaid tuleb juurde. Et panen igasuguseid erinevaid ilusaid sellise pompon õiega taaliaid maha. Siis sellel aastal ma kasvatan suur lõvilõuga sort Potomac sarjast, mis pidid olema hästi tugeva ja kõrge varrega. Et kui ma varem ei ole sellele lõvilõuale tähelepanu pööranud, et olen võtnud lihtsalt mingisuguse meeldiva värviga õie seemnepaki, aga sel aastal siis ma kohe ekstra tellisin siis, mida ka lillepoodidesse müüakse, Potomac sari lõvilõua sorte, roosat ja punakat ja siis oli siuke tumeroosa. Et ma ise ka huviga ootan, et mis nendest saab. Et neid ma hakkangi istutama nüüd see laupäev 2.–3. mai. Siis, mis siis veel? Jällegi, kui eelmine aasta nägid inimesed aias erinevaid kõrrelisi, mis on ka praegu väga trendikas ja hitt. Et siis see aasta ma külvasin veel rohkem kõrrelisi, enda jaoks ka täiesti uusi liike. Et mingisugused X nimedega, mida ma ei olnud ise üldse varem nagu kohanudki ega näinud ja ka koolides õppinud. Et siis mul on palju erinevaid kõrrelisi külvatud, suvikõrrelisi ja ka püsikõrrelisi. Need on uued, need on ka uued minu jaoks ja mis veel inimeste jaoks, muu on nagu erinevad igasugused pruudisõle sordid, päevalilled, siis ammid, sellised ägedad vaherohelise lilled. Võib-olla inimesed ei ole nagu varem näinud liiginimi ammi ja ma mõtlen, mis mul veel on. No, ühesõnaga siuksed nagu mesililled ja pääsmaaslilled, pääsmaaslill on ka, mida ma nagu esmakordselt siin aias kasvatan, et muidu ma olen ikka õpilastega Luua metsanduskoolis külvanud ja istutusaladele pand, aga pääsmaaslill on selline, minu jaoks natukene, mis läheb võib-olla koledaks, aga ma tahan uuesti katsetada, et see õis ei ole nagu kõige ilusam, aga ta on jällegi selline nagu siukse väikse õiega, et oleks just kimpu vaja suurt õite vahele.
Nagu täite. Nagu täide jah, sükene vahetäide. Ja muidugi nagu eukalüptid, et sellel aastal eukalüptitaimed. Ma teaksin seda, oi mul ikka loll, ma see eukalüpt on eukalüpt. Okay, õli on jah. Just. Aga eelmine aasta ma panin 1 või 2 eukalüpti taime potti, et Kaatsi aiast ostsin ja ma olin täiesti üllatunud. See eukalüpt kasvas 1,5 meetrit. Isegi, kui ma ei oleks kogu aeg kärpinud, oleks võib-olla kõrgemaks läinud, ta oli mul potis ja oli terrassi peal. Ja nüüd see aasta ma istutan kohe 6-7 potti. Ja eukalüpt on ka sellise vaherohelisena ja muidugi ka lõhnataim, et ega mööda kõnnid ja tuul vihiseb vahel, siis sa tunned seda eukalüpti aroomi. Et see on uus. Et seda ma panen ja muidugi, mis mul on ohtralt pandud, on Argentiina raudürt. See on inimeste viimane lemmiktaim, et ta on selline ilus, õhuline ja hästi vastupidav. Ei pea nagu hullult kastma ja selline putukate meelitaja. Et ja ütleme nii, et mul aias ongi tegelikult hästi palju püsililli ja suvelilli, mis toovadki putukaid aeda. Mesilased, kimalased, liblikad, muudkui aga tiirlevad siin. Aga mesitaru mul ei ole. Aga siis see putukate ja looduslikku elu nagu meelitamine, nagu on siis veel ka nagu kunst oma, et nagu iga lill seda mesilast ei kutsu selles mõttes. Et... No iga lill ei kutsu, mõni taim on ka steriilne ja ei erita mesilase või kimalase jaoks sükest vajalikku materjali, aga ühesõnaga jah, et mul on kuidagi juhtunud niimoodi, et on valikus selliseid püsililli ja ka suvelilli, mis nagu toovad aeda, et ma ei ole nagu seda nagu eesmärgiks võtnud omaette, aga lihtsalt ühel hetkel avastasin, et oi, metsalvei peal, oi, argentiinlase peal, siis linnud hüppavad kõrreliste vahel, et tegelikult see on nagu omaette vaatemäng, et... Ja need ju omakorda vist hoiavad vist aeda nagu ju tervena ka. No põhimõtteliselt jaa, hoiavad. Et selles suhtes ikka on vaja ju, et tolmeldaks seal mesilane ja siis mul on vaja ju seemet koguda ja et selles suhtes on tore ja me ei pelga sutsu. Jah, mis seda ikka peljata? No mõned on lihtsalt allergilised ja et näiteks mul on aias käinud ka inimene, kellel on muruallergia. Muruallergia, värske niidetud muru ja läkastab nii, et... Mõnel ikka ei vea, mõnel ikka ei. Ja kellel on mullaallergia, õnneks mul ei ole. Siis vist oleks veits keeruline aeda pidada. Aga kas siit tuleb mul väike siuke küsimus ka, et kas ise siis tegeled siin nagu mingisuguse, kas sordiaretus on see õige sõna? Ei, sordiaretus mul ei ole. Pigem mul on püsilillede paljundamine ja... Paljundamine, kas see siis on? See tähendab seda, et kui nüüd rääkida nagu äri poolest, et kui mul üks eesmärk on kohaliku õie kasvatamine, ehk siis see suvelill ja püsilill ka nagu lõike õieks, siis minu teine valdkond on püsilillede kasvatamine. Ehk siis nagu ma alguses rääkisin, et ma kas ostan püsilille seemned või ma ostan väike taime, ja ma istutan ta peenra peale. Või siis ostan seemne ja panen tali külvi ja niimoodi saan siis neid püsilille taimi. Ehk siis mina ei osta Hollandist väike taime, ei potista ära ja siis ütlen inimestele, et minu kasvatatud. Vaid, et ma külvan seemne, potistan, kasvatan ja siis müün enda talikülvist. Või siis teine variant on see, et mul on oma istutusalade peal erinevaid püsililli ja ma neid siis paljundan kas siis puhma jagamise teel. Ma teen, mis see täpsemalt tähendab? No see tähendabki seda, et on üks suur puhmas mingisugust lille. Näiteks Kalimeeris. Üks selline lill, et ta puhmas läheb laiali või siis, mis see teise, mul kohe on aju koos, on ja. Ühesõnaga see puhmas läheb laiali ja siis ma tükeldan puhmast, ehk siis ma võtan sealt mingisugused 3-4 vart koos juurtega, ehk siis labidaga jagan. Näiteks kaunis kukehari
või siis peekerlill puhmas. Isegi tegelikult ju seda hostat saab jagada puhma jagamise teel, pojengi, kui on suur puhmas, et ma löön labidaga puhma nii-öelda mitmeks. Et ma jagan siis seda püsilille ja siis ma potistan nad ära ja siis, kui nad on ära juurdunud, siis ma panen müüki. Ehk siis see teine osa siis sellest ärist ongi nagu enda kasvatatud püsilillede müümine. Aga alati mul on eesmärk olnud selles, et miks ma selle tali külvamisega alustasin püsilillede puhul, oli see tõttu, et kuna ma ise rajasin endale suuri istutusalasid, siis väga kallis on osta kuskilt aiandist 10 seda liiki, 2 toda liiki, 3 kolmandat liiki, siis nii-öelda raha kokkuhoidmise mõttes ma ise hakkasin seemneid külvama ja siis niimoodi taimi endale kasvatama. Et kõigepealt ma olengi kasvatanud enda aladele, et saaks enda istutusala taimi täis ja siis ülejäägi ma olen pannud inimestele müüki. Et ma olen nagu sedasi toiminud. Ja see aasta samamoodi, et kasvuhoone juures talikülvid ootavad, nii kui nad tärkavad, idanevad, siis ma potistan, ootan juurdumist 2-3 nädalat ja siis ma inimestele pakun. Et see põhimüümise päev tegelikult ongi avatud talul. Või siis on siin kas siis need Facebooki grupid või siis keegi küsib mu käest, et kuule, et kas sul on seda liiki. Siis ma ütlen, jaa on, davai, tule järgi. Et näiteks see sama Argentiina raudürt, mis on küll suvelill, et seda nagu lihtsalt küsitakse ette juba. Et muidu, kui mul on nagu see põhiteema selles, et ma pakun, mis mul järgi jääb, siis mõnda liiki ma kasvatan ise juba ette küsimise peale. Ja, et näiteks see sama Argentiina raudürt, üks naisterahvas, kes on haljastaja või teebki igasugused erinevaid hooldusi või istutusi, et kuule, et kasvata mulle 30 raudürti. Et siis ma nagu kasvatangi tema jaoks ekstra, et seal ma ei mõtle niimoodi, et ei, et ma nüüd istutan endale ära, siis ma hakkan vaatama, et mõnda liiki ma kasvatan nagu ette müüki ka. Ja. Mul on selline küsimus, et kas sul on või kas sa kasvatad või oled kasvatanud mingit eriti eksootilist või haruldast liiki ka või? No otseselt ei ole, aga ma katsetan näiteks puude seemnete külvamist. Võib-olla inimeste jaoks üks selline, mida nad ei ole kuulnud, on trompetipuu. Pean tunnistama, et ei ole tõesti. See on mul siin maja ees, et iseenesest alguses on külmaõrn ja kui 2-3 aastat teda potis hoida või siis soojal kasvukohal, et siis ta jääb püsima ja kasvab siis siukseks ägedaks suurte lehtedega puuks. Et mingisuguseid liike ma proovin, et ma ise kogusin trompetipuult seemned ja panin siis külvi ja mul on täiesti enda kasvatatud taimed, mida ma siis olen inimestele müügiks ka pakkunud. Et mõned üksikud asjad on, aga üldiselt mul ei ole midagi sellist eksootilist, mida siin mõned, kas või näiteks Savisaar, kes meil siin lähedal Tamsal elab, et mul ei ole selliseid eksootilisi asju müügil. Et pigem, mulle meeldib pigem oma see nii-öelda üks suund on lõikelille kasvatamine, püsilillede kasvatamine. Ja mida ma olen teinud, ongi see mõned puud, seemnete külvid või siis pistikute tegemine. Aga pistikuid ma teen siis põõsastelt, et näiteks see sama keerdpaju, mis mul siin aias on ja mis on alati inimeste seas hästi populaarne, et nad ei ole näinud seda kuskil väga. 21. korda. Et oks on võnklev ja et iseenesest mingisuguseid stampliike, põõsaid ma teen ise pistikpaljundust, mida inimesed on küsinud. Näiteks põisenelas või kontpuu või siis see sama keerdpaju. Aga siukest eksootikat või siis minu jaoks eksootika, muidu sa lähed ostad pojengi poti või juurika, siis minu jaoks võib-olla eksootika, et ma olen seemneid kogunud ja külvanud ja siis oodanud seal 3-4 aastat, kui taimekese saad. Et mul endal üks ongi ahtelehine pojeng, et mul seda aias ei ole.
ja siis Tartus on raamatukogus seemnevahetuspunkt või siis see laenutuspunkt. Siis ma vaatasin, et seal on see ahtelehine pojengi seeme. Mõtlesin, võtan ja siis 2 aastat tagasi külvasin ja nüüd on mul see hästi väike taim. Et selles mõttes ta on selline ajamahukas, et siuksed väiksed sellised eksootikad tulevad mängu. Ja. Nii, vahepeal tuli saatesse külalisi juurde, aga sellest ei ole midagi, et kas tutvustad ka ennast paari sõnaga? Emme peab aitama. Tema meil on Henri, 8-aastane ja kui me siia Nõkku tulime aastal 2020, siis Henri oli 2-aastane. Nemad siin vudisid mööda õue ringi ja lihtsalt jälgisid ja vaatasid, mis siin pererahvas, ema-isa teevad. Aga üldiselt ma pean ütlema, et meie pere selline põhimõte on see, et kõik peavad panustama, kõik peavad aitama, et jah, selle aia nimi on Maria Taimeaed, et võiks nagu mõelda, et Maria ainult kõike teeb. Aga tegelikult on niimoodi, et igaüks peab aitama. Kas potte tõsta või siis käru tõmmata või siis mida iganes, et avatud talul nad on müügipunktis, istuvad, vaatavad, ootavad. Tublid. Ja nüüd ma lähen 9. mail lähen Kääpale päeval laadale, emadepäeva laadale, ka tulpe müüma, istikuid müüma, et siis poisid tulevad appi kaasa. Tulevad, vaatavad, kuidas see müük käib. 9. mai. Reede. Laupäev. Päeval. Ma olen ellu saales. Jah. Aga mul siin vahepeal tuli veel üks selline küsimus ka, et võib-olla sellest ka paari sõnaga rääkida, et nagu kui nüüd on keegi inimene, kes nii-öelda mõtleb, et ta on just endale soetanud kuhugi mingisuguse maja ja tal on seal mingisugune maalapp ja mõtleb ka, et tahaks hakata kasvatama erinevaid siis kas siis püsitaimi või lõikelilli, et siis mis on sellised võib-olla sellised elementaarsemad asjad, millega nagu tuleks arvestada? Ja siis võib-olla väike lisaküsimus, et ka, et kas on mingid sellised kergemad taimed, millega alustada, et kindlasti on ju ka mingisugused sellised, mis vajavad rohkem sellist teadlikku toimetamist kui teised, et selles mõttes. Ma loodan, et on loogilised küsimused. Ja, on küll. Iseenesest inimestele ma annaks sellise soovituse, et kui nad ostavad või ehitavad endale eramaja, siis aedniku jaoks või maastiku arhitekti jaoks on kõige olulisem ikkagi see pinnas. Et mullast hakkab see aed kujunema. See on nii ülioluline. Ma olen saanud ikkagi inimestelt tagasisidet, et näiteks maastikuarhitekt on loonud imeilusa istutuse, ehk siis ta on kõigepealt projekteerinud ja siis on tulnud peale rajajad. Aga kui ei ole võetud arvesse seda kasvupinnast või mulda, mis seal aias on, siis head nahka sellest ei tule. Ehk siis taimed surevad välja, kas siis liigniiskuse tõttu või siis kuivuse tõttu. Ehk siis jah, et suureks murekohaks on see pinnas. Ehk siis inimesed peavad ka ise tähelepanu pöörama sellele, et milline on aias ikkagi muld, kas on segi pööratud, kas on see hea huumusrikas muld aiast ära viidud ja tagasi toodud näiteks täitepinnas koos kivide, prahiga, mida iganes. Et mullast hakkab see pihta, see aia lugu ehk siis see aia areng. Et kui on ikkagi väga hea kasvupinnas, kasvu muld aias, siis ka taimed saavad väga edukalt hakkama. Et see number 1 ongi see, et tõesti see muld, et inimesed pööraks tähelepanu, et mis neil aias on. Mina enda aias ka jälgisin, kui oli uue maja ehitamine, et suured masinad ei tambiks ikkagi seda kasvupinnast kinni. Ja teine, mida ma jälgisin, oli see, et ei toodaks jama
kasvupinnast või seda mulda. Et ei toodaks liiga savikat, et ei toodaks liiga turbast, sest et kui on tohutu turbane, siis see lihtsalt kuivab läbi, taimed surevad ära. Ja et ei toodaks suurte kividega, prahiga, et mina ise oskan seda teadlikult jälgida. Ja aga kui sa ostad selle krundi, kus on kõik need tööd tehtud, siis enne kui inimene hakkab mingisuguseid peenraid või istutusalasid rajama, siis on mõistlik teha sellised proovikaevamised aias, vaadata, kui sügav on mullakiht, mis on see horisont, ehk siis kui ta labidaga võtabki seal labida lehe sügavuselt selle kasvupinnase välja, siis ta näeb kohe kihid ära, kas on seal liivane, kas on kruusane, võib-olla tulevad juba täitepinnase, mingid kivitükid vastu. Ehk siis kui see proovikaevamine on tehtud, et siis sealt minna edasi, et kas on vaja tuua juurde head kasvumulda, et ei ole mõtet rajada oma iluaeda sellisele pinnasele, mis on segi pööratud ja kus ei ole seda head mulda. Et inimesed teevad selle vea, et nad istutavad taimed ära, aga mingil hetkel taimed kiratsevad, vaatavad, et issand, et ikkagi ei lähe see taim edasi, siis seal ongi nagu rajamise käigus viga tehtud, et ei ole tegeletud selle eeltööga ehk siis selle mullaga. Kui sul on aias ikkagi hea muld, siis taimed saavad hästi hakkama, et see mulla pH mõõtmine tuleb kasuks, et kas ta on neutraalne või on väga happeline. Kui on happeline, siis neutraliseerida, kas lubiainega või tuhaga, et juba see tuleb eeltöös ära teha. Mina enda istutusalade puhul ka võtsin ja tegin lakmuspaberiga erinevaid proove, et vaadata, et mis mul see pH on, et üldiselt taimed tahavad sellist neutraalset või nõrgalt happelist, et siis et ta liiga nagu aluseline ei ole, et sealt võib-olla natuke nagu jälgida. Ja taimestuse puhul mina valiksin aeda taimed, mis on põuakindlamad, et kui vaadata nüüd neid, jah, eelmine aasta oli erand, et siis oli vihmane, aga sellest eelnevatel aastatel on olnud jällegi põud ja võib-olla minnagi, kui on ikkagi põud ja ka kuivemad ajad, et siis valida selliseid taimi, mis vastu peavad põuale. No näiteks need samad metsalveid, igasugused kõrrelised, et praegu on trendikad, naiste nõgesed, need on sellised lollikindlad taimed, millega inimesed saavad hakkama. Et sa pead vaeva nägema, et neid ära tappa endale aias. No põhimõtteliselt ma ei usu ja. Aga kui on ikkagi aias probleemiks liigniiskus, siis jällegi ei saa võtta neid taimi, mis tahavad kuivemat. Siis need lihtsalt mädanevad ära. Et jah, et selles mõttes siukseid reegleid jälgida, aga üldiselt lihtsad taimed valida, vaadata mulda, maha istutada ja vaadata, nautida seda ilu, mis sealt välja paistab. Et minul õnneks endal aias on pigem siis liivsavi muld. See tähendab seda, et saviosakesi on rohkem, see tähendab seda, et on raskem maa. Kui tulebki põud, siis mingisugust niiskust maa hoiab kinni. Et pigem ma nimetaks, et on raske maa. Aga minul ei ole väga taimi siin välja läinud, et kõik taimed on ilusasti hakkama saanud, sest mul ei ole see pinnas segi löödud. Aga on aedasid, kus ongi värskelt maja ehitatud, pinnas on segamini löödud ja siis on kohe hakatud istutusala rajama ja siis aasta pärast näiteks on tulnud probleem välja, et on liigniiskus ja pooled taimed on peendral ära mädanenud. Et selles suhtes juhtub ka sellised asjad. Mida ma võib-olla annaks ka soovitusena on see, et kui te ostategi endale eramaja või lasete maja ehitada, siis esimene aasta lihtsalt jälgida. Esimene hooaeg jälgida, vaadata, kus on muru kollasem, kus on rohelisem,
kuidas tuuled liiguvad, kuidas päike liigub, et üleüldse oma nagu ka käimistrajektoori järgida. Et näiteks ma lähen komposti välja viima, kui kellelgi on kompost aias, et siis kust sa liigud, kus sulle meeldib olla, et siis vastavalt sellele hakata neid istutusalasid rajama. Et ma olen alati nagu seda nõu andnud inimestele, et oodake see üks hooaeg ära. Te näete kas või talvel, kus see lumi koguneb, et kuhu teha peenart, kuhu mitte teha. Et see on selline ja siis sul tekib ka mingisugused soovid juba, et oi, selle vaate ma tahan kinni panna, seda ma tahan avatuna hoida. Et siis võib-olla seal ühelt poolt naaber häirib, teiselt poolt on suur sõbranna. Et siis sa tead ju, milliseid istutusi teha, et kas sa tahad privaatsemat või siis sa tahad, et oled avatud. Et sellised nõuanded. Ei, need on super. Ma arvan, et need nõuanded on tõenäoliselt mustmiljon, mida saaks jagada. Aga tulles nüüd siia samma tagasi, et räägiks äkki siis paari sõnaga siit veel sellest, et on ju, et siin on nende, ma saan aru, et siis see kimpude tellimise võimalus ja pärgade tellimise võimalus, et äkki räägiks paari sõnaga sellest, et kuidas seda on inimestel võimalik teha. Ja siis ka sellest, et kuna veel on siis võimalik külastada, et üks on nüüd 13. juuni on avatud see, või tähendab, vabandust, kohvikute päev. Ja avatud talude päev, mul praegu kuupäev ei tule kohe meelde. Mul ei tule ka meelde kalendris. Lihtsalt oli juuli lõpupoole. Just. Jaa, et iseenesest inimesed saavad kirjutada mulle Facebooki lehel Maria Taima @nõos või siis kirjutada meili peale. Nad leiavad tegelikult ju netist firma nime ja telefoni ja meili aadressi. Lihtsalt tellimisel on niimoodi, et ma sooviks 2-3 päeva ette, et ma tean, et on vaja ju perega ka arvestada, et kes kuhu vaja minna. Et tavaliselt seal pool nädalat ette teatada, et kui keegi soovibki mingisugust lillekimpu või siis ma teen ka leinatöid, et mulle hullult meeldib teha leinatöid. Matustele pärjad, kimbud, mida iganes, et siis nende puhul on isegi nädal aega vaja ette teada, sellepärast, et seal ma kasutan ka ikkagi seda Hollandi lille. Et kui ikkagi 100% oma aiast ei saa, et inimene tahab roose ma ei kasvata, et siis neid ma toon lillelaost. Aga nüüd sellel aastal üldiselt ma olen kodune, kuni sügiseni. Sügisel ma lähen siis tagasi oma põhitöökoha peale Luua metsanduskooli. Et lähen sinna tagasi ja siis põhimõtteliselt ma olen terve suve kuni sügiseni kodus ja inimesed saavad, kes tahavad, tulgu aeda jalutama ja vaatama, et mis see hull teeb siin. Et selles suhtes ma olen avatud, et ma olen nõus näitama ja mis veel, et ma teen ju erinevaid töötubasid, et siin on olnud juba päris mitu töötuba, inimesed on tulnud, grupid on täis saadud, et siis sellel pühapäeval mina küll ise ei vii seda läbi, Pille Peterson teeb siis punutiste töötuba, see tähendab seda, et ta näitab korvi või palli või siis mingisugust, kuidas taime toestada okste punumise teel, et ma kaasan ka tegelikult siia teisi inimesi, kes on selle eriala valdkonnas tegutsejad, et mitte ainult ise ei vii 100% läbi. Et siin oli tegelikult ka õunapuude lõikamise koolitus, et Jane Aed viis seda läbi, et mul on siin ju vanad suured õunapuud, et siis hästi hea oli siin näidata, kuidas suuri puid lõigata ja kuidas neid väiksemaid lõigata, hooldada. Ja siis plaanis on ka emadepäeval või eelmisel päeval mul on tegelikult välja kuulutatud emadepäeva kimbu töötuba, et sinna võib tulla ema koos lapsega või laps oma vennaga. Et ma olen ju varem ka teinud siin ju selle nõo rahastusega erinevaid töötubasid, jõulupärga ja kimbu töötuba, et siis inimesed on väga huvi tundnud. Aga ma teen neid erinevaid töötubasid ja teen seda avatud meelega, et kas õues või toas. Ja püüan alati siis suure osa oma materjali kasutada. Kui on ikkagi talv ja lille ei ole, siis ma ei saa siis ma olen kasutanud seda Hollandi kraami. Aga kohvikute päev on see järgmine suurem, 13. juuni ja siis hakkan valmistuma avatud taluks,
kus ma siis olen 2 päeva. Et võtan inimesi vastu ja seal me teeme kimbutöötuba, ekskursioon ja seal on ka väikene selline nagu kohvinurk, et inimene, kes on tulnud, mul on tulnud ju avatud talule Tallinnast, Ameerikast, Lätist, Soomest. Kusjuures on üllatav ja kui palju igalt poolt tuleb inimesi avatud talude päevadele. Et nagu, sest seal peab ju ma olen lasknud alati kirja panna, et nimi ja kus sa tuled ja siis pärast vaatad USA. Et nagu, ja kusjuures nad on andnud ka tagasisidet, et nagu vau, et selline hästi lilleline aed, et kui praegu kevadel ei näe seda ilu, et siis suvel tõesti inimesed on ahetanud, et vau, et aga eks see nõuabki sellist tööd ja vaeva, see ettekasvatamine, et ma vahest ise olengi tundnud, et vahest nagu ei jaksa, aga hommikul tuled üles mõtted, et oi, pikeeriks selle ära ja potistaks tolle. Selles mõttes pingutus on väärt ja kui need imelised kimbud hakkavad seal suvel ja sügisel valmima, et siis ma nagu naudin ka ikkagi seda protsessi, et muidu kui on ainult töö ja vaev, siis kui neid vilju saab lõigata, siis ma ikkagi täiega olen nautinud, et siis sa vaatad seda igat õit ja vaatad seda värvikammat ja kuna aias on hästi palju erinevaid liike, siis ma saan ka ju hästi huvitavaid töid teha. Et ma juba teadlikult panen seal suur, keskmine, väike õis, et ma saaks kimpu sellist variatsiooni, nagu mänglevust, erinevaid oksi kasutada. Jah, et siis nagu kas või seesama kimp siin laua peal, et siin on mul enda aia oksad, see keerdpaju, hästi äge võnklev, siis pihlakas on ju selline hea energiapuu, siis on tuhkurenelat, siis on põisenelat, et see ei ole ju kuskilt Hollandist tellitud, see on kõik kohalik materjal. Ja midagi siit samast võsast ka. Et, ja kui ma lõikan, siis ma lõikangi niimoodi, et põõsas jääks ellu ja puu jääks ellu, sest et tegelikult puud ja põõsad tahavad lõikamist saada. Ja lilled tahavad ka lõikamist saada. Mis ma pean ütlema on see, et võib-olla see tulp on võib-olla natuke raske lill. Et inimesed on praegu harjunud, Hollandist tuleb jõle odavalt. Aga see, mis sealt Hollandist tuleb, on ju väiksema õiega kui see, mis kohalik kasvataja kasvatab. Et selles suhtes natuke on raske konkureeruda nendega. Vahest koopis on müügil 10 õit 2 eurot, siis kohalik lillekasvataja küsib teinekord 1 õis 2 eurot, sest et see sibul on nii kallis, et see sibule hind on seal juba 1 või 1,20 tellides. Kui on nagu uhkemad sordid ja inimene ei jõua seda lihtsalt osta. Et võib-olla see kevadlill on natukene nagu keeruline turustada, aga suvel jällegi need suvelille lõikõied, neid on jällegi nagu lihtsam, sest inimesed ootavad ja tahavad seda suve. Ja võib-olla tõesti, kes tahab sinna lõpuaktusele või siis kuskile pulmalauale, et on neid, kes nagu hindavad seda kohalikku lille. Et aga siia veel ennem, kui pillid kotti paneme, et äkki veel mainiks selle ka veel kiirelt ära, et nende töötubade kohta, et kuidas sinna, ma saan aru, et sinna on ikka tarvis ennast selles mõttes registreerida. Et äkki räägiks sellega kiiresti ära, et kuidas sinna registreerida? Iseenesest ma olen teinud Facebooki ürituse Maria Taimad Nõos lehel ja inimene saabki hästi lihtsalt sinna kirja panna selle ürituse lingile, et paneb oma nime ja meiliaadressi ja lihtsalt mida ma võib-olla inimestelt ootan, mida ma olen nüüd nagu saanud tunda, on see, et kui näiteks 10 inimest panevad kirja ja enamjaolt tullakse kohale, siis tegelikult igas grupis on alati üks inimene, kes ei anna mitte midagi teada, et ta ei tule ja hästi raske on selle koha pealt, et kui ma olen näiteks lilled ära lõikanud, lilled võib-olla ostnud ja see üks inimene, kes nagu ei anna mulle teada ka, et ta ei tule, siis on nagu natuke nagu pettumus olnud, et kuigi tegelikult on ju hästi, et 9 inimest on kohal, aga kuna ma olen selline väike kasvataja, väiksed mahud,
siis seda ju suuremaks lähevad kulud, kui näiteks üks inimene kohale ei tule. Et sellest ma saan aru, kui haige oled või siis midagi tuleb ette, et anna mulle teada, siis ma tean arvestada, et võib-olla ma selle materjali kuidagi siis mängin ümber. Aga on inimesi, kes ei anna nagu teada ka üldse, ükskõik mis puhul ta ei tule või siis noh, mul on nagu natuke vahest siuke halb maik suhu jäänud, et ise paned 100% hingest on ja siis keegi ei tule kohale. Aga üldiselt saab kirja panna ja alati ma enne töötuba saadan ka info, kuhu parkida, kuidas riietuda, et mugavalt olla riides. Siis alati ma pakun ka mingisugust kas küpsist või enda tehtud pirukat, et inimene tunneks ennast hästi, et on oodatud, et minu jaoks on see ülioluline. Ja üldiselt on siiamaani hästi läinud ja ei ole nagu mingisuguseid suuri tagasilöök olnud nende töötubade korraldamisega, et ainuke asi, et tõesti, et inimesed andke teada, kui ei saa tulla. Et siis ma saan kas või reklaamida, kellegi asemele võtta, aga kui niimoodi vaikselt kaotaks ära, siis kui ma ise olen läinud kuskile kursustele, siis ma ikkagi ju annan teada, sest et ma ju hindan selle inimese tööd, mis ta on seal vaeva näinud. Noh, see on mul nagu hinge peal kripeldanud. Ei, aga see on täitsa aus asi. Et noh, paljud teevad ka seda, et võtavad ettemaksu. Et üldiselt mina ettemaksu pole võtnud, sellepärast, et ma ei viitsi pärast hakata nagu mõtlema, et oota, ma nüüd maksan tagasi, kui ta ei tule. Et pigem on see, et maksmine on koha peal või siis arve alusel ülekandega. Aga jah, et selles suhtes... Kui mingi probleem on, siis saab alati teada anda. Jep, nõus, täiesti mõistlik. Aga enne veel, nüüd täiesti viimane küsimus, et me oleme seda kõikidelt külalistelt küsinud ja tõenäoliselt kõik aastad tagasi sai ka sinult seda küsitud, aga nüüd küsime veel, et räägi, kas sul on mingisugune selline mõte või tsitaat kusagilt raamatust, filmist, mis iganes, mis on kuidagi niimoodi kahe kõrva vahele kinni jäänud ja mida võib-olla tuletad meelde sellisel, ütleme, jutumärkides hallil esmaspäeval, kui võib-olla ei ole kõige parem päev olnud, aga see mõte kuidagi aitab sellist positiivset meelt siis hoida. Elu on lill. No, selles suhtes hommikuti on elu lill, aga õhtuti on, ma ei tea, longusroos või. Aga ütleme nii, et mina hoian oma vaimset tervist aias. Et kui mul ongi tohutult raske ükskõik, kas mingi haigus tuleb või on lapsed haiged või siis ma olen nagu tajunud seda, et mine korraks aeda, pane näpud mulda, siis on kõik mured pühitud. Et selles suhtes mind tervendab see aed. Et ma ütlen, hommikuti on selline elu on lill, fun, äge, lähme teeme poweriga. Et lihtsalt võib-olla päeva väsimusest see õhtul tuleb see longusroosi tunne. Et jah, et selles suhtes, et miks ma seda aeda siin teengi, et ennast hoida, kuigi vahest inimesed mulle ütlevad, et hea hull, et sa tapad ennast tööga ära, et praegu rügad ja 10 aasta pärast oled voodihaige, aga kui hing on ikkagi terve ja sa saad olla nagu vaba või et sa ei ole nagu depressioonis või ma ei vaata uudiseid, ma ei vaata telekat. See sõjateema, noh, mul osad sõbrannad ütlevad, et ei tea, kas peaks ära kolima või mina ei mõtle selle peale, noh, võib-olla ma teen valesti, aga noh, ma nagu ei keskendu sellele, et ma lähen aeda ja olen selles hetkes ja olen nagu lillede mullis, et peab tunnistama, on ka minul raskeid hetki nagu kõikidel inimestel, aga mina saan nagu nii hakkama, kui ma saan lilledega tegeleda. Ja üks asi võib-olla veel, mis ma tahtsin öelda, et need avatud talud ja siis kohvikute päev, siis ma ei tea, kas te nägite seda lilleputkat? Ja sai ka üles võetud tõepoolest, seda peab mainima tõepoolest. Et see lilleputka, tegelikult see idee on ju Ameerikast.
et kui ma jälgin siin Ameerika lehti, siis seal on hästi populaarne, et oma lilli turustatakse kuskil tee ääres lilleputkast, et siis mina sain tegelikult veel teise tõukega Soodi talulilledest. Tervitan seda ägedat naist, et tema pani ka seal Võrumaal selle lilleputka täitsa suvalises kohas maantee äärde ja inimesed ostavad. Et siis sellel aastal nüüd, kas sellest nädalavahetusest või siis võib-olla järgmine, et seal mai algus, siis kui lille hakkab rohkem tulema. Et siis putka läheb raudtee 6 värava taha esialgu ja sellega ma saan siis seda saavutada, et inimene tuleb ja vaatab ise. Et kes tahab reede, laupäev, pühapäev lillekimpe, et siis või lahtiselt lõikeõisi. Ma arvan, et ma panen ka lihtsalt lahtiselt lõikeõisi sinna vaasi või purki. Et siis inimene tuleb, sõidab mööda ja võtab selle, mida ta tahab. Või siis näiteks, kui keegi tellib lillekimbu, siis ma lihtsalt lähen viin sinna putkasse ja ta võtab selle kaasa. Aga ma pean mõtlema seda, et tõesti, et kui keegi mööda sõidab samal ajal, et ta seda kimpu kaasa ei võta. Et peab mingi sildisüsteemi, et broneeritud või mida iganes või ma pean mõtlema seda. Aga üldiselt osad inimesed ei taha suhelda. Et tahavad, lähed lillepoodi, on kliente, kes nagu hakkavad sind õpetama. Et millist lillekimpu ma tahan ja siis õpetavad, et tehke valmis. Aga on inimesi, kes ei taha suhelda, nad tahavad lihtsalt selle kimbu kaasa võtta ja minema minna, et siis ma otsustasin, et prooviks see aasta niimoodi, et paneks müüki ja siis vaatame, kuidas läheb. Ei, see on super ja, et kui meil on siin see toidukapp on ja et inimesed käivad tasuta toitu võtmas, siis mina küll esmalt ma arvan, et ma hakkan panema ka sinna mingisuguseid lilli, mida ma annaks tasuta ära, et ma ei saa enam seda kimpu panna, et siis ma tekitan sellise eraldi koha, kust inimene võib-olla saab kaasa võtta, aga üldiselt ikkagi tasu eest, et saaks selle seemnepaki raha tagasi. Ega need seemned on päris kallid. Et kui ma teile ausalt ütlen, siis härra ei tohi kuulda. Siis juba ainuüksi seemnete peale 300-400 eurot. Et see on saladus, aga nüüd üks asi on need seemned, siis teine asi on nüüd see kasvuturvas, et see on teine 400 eurot ettekasvatuses, et tegelikult olgem ausad, mingisuguse summa ma teenin tagasi, võib-olla järgmise kevade seemne raha, aga ikkagi suuresti on see hobi. Ja see, et ma ise armastan seda kohalikku õit, et kui ma ise lähen sünnipäevale, võtan ka kohaliku lille kaasa või siis taimekese. Et see on lihtsalt enda mingi suur hobi ja armastus. Ei, aga see on väga hea, see muudabki elu elamisväärseks, ma usun. Aga meie tund on siin märkamatult täis tiksunud, tegelikult veel rääkida oleks nii palju. Esmalt suur aitäh, et leidsid selle tunnikese siin, et lapsed ja asjad ja möllavad ja ma saan aru, käed, jalad, tööd täis, et selles mõttes väga lahe, et oli võimalik siin meid niimoodi vastu võtta. Ja ma olen üsna kindel, et me tuleme veel ka siia enne kohvikute päeva, kui juba suvi on käes ja aed on ilmselgelt võtnud juba täiesti teise ilme siis tolleks ajaks. Et siis kohtume jälle ja siis juba räägime edasi. Aga veel kord suur aitäh. Jah, palun. Ma ootangi, kohvikute päeval on seal pojengid ja võib-olla sellised kevadisemad lilled, siis kõige lillelisem on ikkagi juuli, siis kui see avatud talu on, et võib-olla on mõistlik tulla avatud talu ajal, siis on või võib-olla siis, tõsi. Võib ka kohvikute päeval tulla vaatama, et mis on siin korda saadetud. Või miks mitte mõlemal. Miks mitte mõlemal. Aga avatud talul on alati selline floksid õitsevad, juba need samad suvelilled, mis kimpudesse lähevad, need õitsevad. Et siis on aed hästi lilleline. Et loodame, et nüüd mingit suurt külma ei tule. Ma siin reklaamin kõvasti, et lilli täis aed, aga võib-olla tuleb
külm ja no loodetavasti nüüd see aprillis oli viimane lumi ära, et selles mõttes, et ikka vast on ikka suve meil siin. Aga et siis seega kordan veel üle, et saab siis siia niimoodi ametlikud ürituste raamis tulla siis 13 juuni avatud kohvikute päeval, siis juulikuus, kui on maalelamise päevad ja siis loomulikult saab kontakti võtta, kui on huvi, kas siis nende erinevate töötubade osas või siis tõepoolest, kas siis on vaja pärgi, lilli või mis iganes see siis veel on. Ja. Aga taaskord veel kord kordan üle, suur-suur aitäh! Ja, aitäh!